Kohtla-Järve linnapeana ja Ida-Viru investeeringute agentuuri nõukogu liikmena mul on hea meel, et meie Kohtla-Järve tööstuspark siinsamas on hakanud arenema. Meil on siia tulnud väga tõsiseid tegijaid. Siit te võite ka näha meie tuulikutootjad Freen, kes on meie tuleviku loojad, tegelevad meie rohepoliitika elluviimisega sõna otseses mõttes. Need on väga uue generatsiooni tuulikud, vertikaalsed, mis loovad meie majandusellus ja lisandväärtust. Ja mitte ainult. Meie tööstusparking on nüüd tulemas mitmed uued tegijad, olgu see siis metallitööstus Birger, puitliimitööstus tuleb ka siia Layerwoodi näol ja praegu on ka veel läbirääkimised, et siia tuleks ka veel biogaasi tootmisüksus. Nii et see piirkond on muutunud järjest atraktiivsemaks ja tööstusparki on tulemas läbi erinevate investeeringute circa 400 uut töökohta. Ja mul on hea meel, et kõigile see üleminekufondist on saanud meie Kohtla-Järve ettevõtjad ligi 50 miljonit eurot toetusi investeeringuteks. Siinsamas ligidal ka VKG on saanud toetust ka plastiktöötlemistehase jaoks. Praegu on ka küsimuse all, kas nad on veel ajakavas, aga me loodame, et see nii on. Siin meie tööstuspiirkonnas on arenemas kogu see piirkond väga jõuliseks tööstuskeskuseks, sest Kohtla-Järvel on mida pakkuda. Meil on tublid inimesed, meil on 33 000 elanikku, meil on ligipääs kogu taristule, siinsamas tööstuspargis on välja arendatud ka kõik trassid, soojatrass, gaasitrass, teedevõrk, valgustid, nii et ka raudtee on siinsamas, nagu te seal taamal eemal näete. Nii et kõik vajalikud ühendused on olemas. Mina omalt poolt ka kutsun kõiki ettevõtjaid investeerima just Kohtla-Järvele, sest meil on inimesed, kes on tööstuse usku, inimesed, kes ei karda tööd teha ja tahavad tööd teha, et anda oma panust Eesti eksporti. Me kõik ei saa ju tegeleda sellise ilusate juturääkimistega, vaid kuskilt peab ka Eesti Vabariigi eksport tulema. Siinsamas ka ju on meie põlevkivitööstuse lipulaev VKG ja mitmed teised ettevõtted tõestanud, et Eestis on võimalik tööstust teha. Nii et olete oodatud ja kui on huvi ka meie tööstuspargi vastu, võtke ühendust minuga või ka meie Teet Kuusmikuga, kes on meie juhatuse esimees Ida-Viru investeeringute agentuuril. Nii et võimalusi on meie linnal pakkuda küll.